Helesinine laguun, tuumapommi sünnikodu või kummituslinnad on kõigest väike osa 230-kilomeetrisest šokeeriv Ida-Virumaa autoga tuurist. Meie oleme otsustanud selle seikluse omal nahal järele proovida. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. Kui eelmise viiruse puhangu ajal muutus välismaale reisimine pea võimatuks, hakkasid seiklusimulised eestlased kodumaad avastama. Ilmselgelt pole paljud sihtkohad Eestis enam kellelegi üllatuseks, kuid šokeeriva Ida-Virumaa autotuur on ilmselt üks väheseid atraktsioone, mis on massidest veel puutumata jäänud. Paljud sellele trassile või marsruudile jäävad kohad on sellised, kuhu võib-olla omal käel ei soovitaks igalühel isegi mitte minna. Et pigem siis mõne inimese juuresolekul, kes teab ja tunneb neid paikasid. 20-aastase staažiga giid Marko Kaldur on Ida-Virumaa fänn, kes tutvustab maakonda teise nurga alt. Tuur sai kiirelt populaarseks ning tänaseks on alternatiivset Ida-Virumaad avastanud ligi 800 huvilist. Ühepäevane on selline lühem suts, mis kestab umbes 8 tundi, mille jooksul me käime läbi sellised olulisemad šokeerivad punktid Ida-Virumaal. Et sinna sisse jäävad näiteks kummituslinnad, nõiaahjud, lahingupaigad, maffiasõdade toimumiskohad. Millised võib-olla oleks need pärlid, mida võiks nagu kohe lausa eraldi välja tuua? Pärleid on palju sellel tuuril, aga võib-olla tooks välja näiteks Kukruse vulkaani ehk Aheraine mäe, mis seest põleb. Seal põlemistemperatuur on kuskil 600-700 kraadi ja see on taas kord selline koht, kuhu iseseisvalt peale ronima minna ei maksa. See mägi suitseb nagu saunakorsten. Kui Tallinnast tuleb kodupoole tõeline idavirukas, siis kui tema purtsesse jõuab ja seda kärsalõhna tunneb, siis ta keerab autoakna alla, tõmbab popsud niimoodi sügavalt õhku täis, mõmiseb rahulolevalt, lõpuks ometi kodus. No üks meie šokeeriva Ida-Virumaa tuuri sihtpunkte on praegu meil nii-öelda siis vaatluse alla võetud, tegemist on siis sellise nagu näha maha jäetud lausa linnaga. Millest need kummituslinnad üldse tekkida said? Need kummituslinnad tekkisid, toona nad ei olnud kummituslinnad, tekkisid sellepärast, et kohalikud põlevkivikarjäärid ja tööstused vajasid elanikke või töötajaid ja neid oli kuhugi vaja majutada ja siis rajatigi keset soid ja rabasid põhimõtteliselt uued, nullist täiesti uued linnad, kus siis mingi aja elanikud elasid, aga kui tööstust hakati koomale tõmbama ja rohkem tehnikat kasutama, siis inimesed hakkasid vaikselt ka välja valguma. Ida-Virumaa kummituslinnad on jõudnud isegi maailmakuulsa reisiajakirja Atlas Obscura veergudele ning Viivikonnas on olemas käinud mainekad USA YouTuberid. Šokeeriva Ida-Virumaa tuuri raames on üks peatumispaika tegelikult väga ilusaks muutunud viimasel ajal Sillamäe linn, aga väga vähesed teavad seda, et Nõukogude ajal siin kaevandati uraani, millest väidetavalt valmis ka esimene Nõukogude Liidu tuumapomm. Kui me vaatame nüüd vasakule poole siit minu poolt üle selle ilusa värskelt valminud promenadi, siis me näeme ühte uhket mäge, mida kohalikud imetavad kurgaaniks. Nimelt siin on maetud üle 12 miljoni tonni erinevaid mürgiseid aineid. Laialdase matkakogemusega Marko Kaldur soovitab lisaks Ida-Virumaa tuurile veel 2 erilist seiklust Eesti looduses. Kui Sooma seostub paljudele üleujutuste ja kanuutamisega, peitub sealsel Toona ja Rabasaarel imeline suitsusaun ja vanad taluasemed. Tegemist pole lihtsa teekonnaga. Kogenud giid tuleb kindlasti abiks. Kes pole veel maagilist Aidu-karjääri külastanud, peaks sammud kindlasti sinna seadma. Ületage parvel veekogu, laskuge köitega ning nautige veealust metsa ja Eesti fjorde. Kogemus on hindamatu. Siin Narva Veneetsias meie küll lõpetame oma tuuri, aga šokeeriv Ida-Virumaa ratastel tuuri raames on avastamist siin piirkonnas küll ja küll. Ja peaks mainima, et vahelduseks tavalistele turismituuridele on selline pisut teistsuguste kohtade avastamise tuur igati mõnus värskendus. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.